No nii, et meil on siin väike selline kindlustusjuhtum selja taga, et võib-olla alustame sellest, et mis üldse juhtus? Juhtus väikene pleki mõlkimine siis õuealal nii-öelda või parkimisplatsil võiks öelda või mis see täpsem on siis meie oma ettevõtte siis sisehoovis. Oli olukord, kus oli hetkeks hästi tihe liiklus, sõitsid veoautod mitmed ja meie tahtsime parkida maistakaadi juurde ja teine, siis, kes meil otsa sõitis nii-öelda, siis tema tahtis parkimiskohalt välja tagurdada. Ja lõpuks oli olukord selline, kus meie auto tagurdas siis sellise nurga alt, et teine lihtsalt ei näinud seda, ei peeglist ja parkimisandurid reageerisid ka nii-öelda väga hilja. Mis selle puhul üldse toimub? See on parkimisala, see on nagu siis oletame siis kusagil kaubanduskeskuses selline parkimisplats, paremaga reeglid ja kõik muud jutud. Just, antud juhul oli küll ilmselt oluliseks määra see, et meie auto ei vahetud enne seisma, et tegi tõenäoliselt otsustamise lihtsamaks. Et meie saatsime küll video politseisse maavarda, kes oleks nagu kolmas osapool, kes ütleks siis nii-öelda, kes on siis süüdiametlikult, aga ikkagi paremaga reegel. Video saatsite järelikult oli selline õnnelikum juhus, kus siis oli kusagil see kõik salvestatud? Ja maja omaniku nii-öelda kaamerade pilt jäi see video ja sealt oli hästi näha, et meie auto ei vahetult enne seisma ja tõenäoliselt see oli siis see, mis otsustas nagu, või tegi otsustas lihtsamaks siis. Ma saan aru, et teil on ka kaskokindlustus, aga seda vaja ei läinud? Meil on kaskokindlustus kõikidel autodel, aga antud juhul ei läinud seda vaja, jah. Mis siis edasi sai, et ühesõnaga juhtus see, mind huvitab lihtsalt sellepärast see kronoloogiline järjekord, et televaataja saaks ka aru, mida tegema peab, mida teie tegite, pauk oli ära käinud nüüd? Meil oli niimoodi, et see, kes meil on nüüd otsa tagurdas, siis tema käis esimesena kindlustuses, palus ka meil seda kiiresti teha, et tema saaks oma kahjud ka nii-öelda siis korda ja nii ta läks. See oli paari päeva küsimus, kui oli dokumendid korda aetud. PCU kindlustusega tegemist? Just nii. No vaatame, mida autoremondi pool ütleb, et silma järgi, kui ma siit praegu vaatan, siis väike mõlk on seal tagumise poole peal, no sealt on vist kauba sõitmine on vist teine teema seal tagakuudis. See on eraldi teema eest, jah. Ja siin ees on ka mingisugused väiksed jäljed, et ma ei tea, 100 euri. No pealt näha võiks öelda, aga tegelikult kindlasti ei ole. No nii, me siin käisime autoomanikuga välja 100 euri peo peale ja läheme sõbralikult lahku. No ta ise vist arvas, et nii hästi päris ikkagi ei lähe. No seekord oli siis taiblik omanik. Muidu arvavad kõik odavamat hinda ikka. Ja eks ta on vägagi levinud, et tihti peale vaadatakse peale avariid sellele autole otsa ja arvatakse, et noh, ega siin ei ole ju midagi hullu. Ja siis kehtibki kuni töökojani jõudmiseni, seal hakkavad asjad alles selguma. Selge, et vaatame, kui auto valmis saab, tuleme talle siia kenasti kaameraga vastu ja mis sa ise arvad, palju see töö nüüd sellest hetkest, kui sul see kinnitus on olemas, garantiikiri, kuna see valmis saab? Kui garantiikiri on olemas ja varuosad saab, siis see töö on paari päeva jooksul tehtud.